Tere, mina olen Aare Baumer, Energiaavastuskeskuse leiutaja ja arendusjuht. Mul on ees mõned küsimused siin, millele ma püüan vastata. Esimene on see, kas maavärinaid saaks ära hoida? No üldiselt ei saa maavärinaid kuidagi ära hoida, sellepärast et maavärinad on tingitud tegelikult laamade liikumisest. Ja sellest ei teatud veel mitte midagi, näiteks 1940. aastatel, nii et laamade liikumise teooria on päris uus ja nüüd on siis niimoodi, et kui ühes kohas tuleb, ma näitan kätega, eks ole, et tuleb maakoor, siis ta teises kohas näiteks sukeldub ja siin ta hõõrdub ja nüüd siit kohast tekivad vulkaanid välja, eks ole, ja siis teine võimalus on see, et nad liiguvad üksteise kõrval niimoodi, üks läheb ühele poole, teine teisele poole. Ja näiteks eriti keeruline on Türgis, sellepärast et Türgis on 3 liikumist korraga ja sellepärast seal, kuigi vulkaan ei ole, aga siis on seal palju maavärinaid, väikesi maavärinaid kogu aeg. Aga inimesel ei ole nii palju jõudu ja jaksu, et maavärinaid ja laamade liikumist seisma panna. Kas maa on seest vedel? Kõigepealt peab aru saama, et see, mis on vedel, meil siin maapinnal, näiteks pudru sees, kas piim on vedel, kas pudru on vedel, see kehtib ainult siin. Mida sügaval sa lähed maakoorest, seda suurem on rõhk ja näiteks vahevöö on olemas selline ja see vahevöö on väga paks ja seal tegelikult on kivi peaaegu tardunud meie mõistes, aga kuna ta on suure rõhu all ja kuum, siis ta käitub umbes nii nagu asfaldi valamisel, et ta on nagu natukene selline viskoosne, niisugune paks ja liigub väga aeglaselt, nii et me räägime voolamisest tuhandete aastate jooksul. Kas välk lööb mitu korda ühte kohta? See on hea küsimus veel ja see mõte on siis selles, et kui välk lööb, siis tegelikult ju ei löö mitte välk, vaid välk algab maast ülespoole. Ehk siis maa pinnalt läheb ülespoole selline nähtamatu ioonide juga ja siis lõpuks on niimoodi, et see laengel, see enam on kohakuti või mingil moel kõrval ja nüüd hakkab see kanal allapoole kasvama, aga tegelikult ta on juba kasvanud tükk aega alt ülespoole. Ja kui see ionisatsioonikanal nimetatakse seda, kui see kanal on siis niisugune piisavalt tugev ja tuul ei puhu seda ära, siis tegelikult võib välk uuesti lüüa, kui seal üleval pilves on piisavalt energiat. Ja üks väga hea küsimus on, kuidas töötab elekter. No siin on ilmselt küsija mõelnud hoopis seda, et mismoodi see elekter tegelikult paneb kõik asjad tööle, mida me teame. Ja tööle panemiseks tähendab siis seda, et elekter võib ju kuumutada midagi. Ja see tähendab seda, et elektrivool, elektrilaengud ja elektriväli, need liiguvad juhtmetes nii-öelda, võiks öelda, tegelik elektrivoolamine on väga aeglane, aga elektromagnetväli on olemas. Ja see omakorda siis elekter kuumutab, elektronid kuumutavad siis juhet või seda takistust ja näiteks see takistus siis soojeneb ja annab edasi mingit sooja, näiteks teekannul. Nii see käibki. Aga kui me tahame näiteks elektromagnetit käima panna, siis me laseme elektri sellest läbi juhtmest ja kui juhe on nüüd pandud väga ilusasti on keeratud näiteks naela või poldi ümber, siis me saamegi magneti, ehk siis see elektriväli mõnes mõttes nagu liigutab neid laenguid ja ta liigutab tegelikult isegi selle laengute põhja ja lõuna suunalisi, neid nii-öelda pooluse kohti ja kui kõik poolused on ühele poole pandud tuumaosakestel, siis nad on keeratud ühele poole ja siis me saamegi magneti, väga tugeva magneti. Tere, minu nimi on Mari ja mina olen rakubioloogia teadlane. Vastus küsimusele 1. Mina tegutsesin teaduses umbes 10 aastat. Tallinna Tehnikaülikoolis alustasin, õppisin, töötasin ka Tartu Ülikoolis ja järeldoktorantuuri ma tegin Helsingi Ülikoolis. Sealt tulin karjääripöördega tagasi Eestisse umbes 3 aastat tagasi. Ehk siis julgustus ka sulle autorile 17-aastasele, et kui sa valid karjääri, alati on võimalik ka vahetada. Mina otsustasin õpetajaks saada, kuna see pakub mulle rõõmu palju. Kuidas maailm toimib ja kuidas inimesed on tekkinud? Kindlasti oled kuulnud sellist sõna nagu evolutsioon. See tähendab, et ka inimene arenes, öeldakse siis ahvist. Las ma seletan seda lähemalt, see tähendab, et inimene on üks tervik, eks ole. Mina mõistan seda niimoodi, et inimene koosneb kehast ja hingest ja keha on see materiaalne osa, mis arenes ahvist ja kujunes siis välja ühesõnaga maailmas
selliseks, et inimene saaks toitu, inimene saaks vett ja inimene saaks oma kätega töötada. Ja see mittemateriaalne osa seda siis rakubioloogia teadus ei lahenda, aga see on ka minu meelest osa teadusest. Mina usun siis religiooni järgi, et Jumal andis selle mingil konkreetsel hetkel inimesele. Ja sel hetkel see ahv ei olnud enam ahv, vaid oli inimene. Et mis on musta augu põhjas? Ma ei tea, minu esimene mõte oli mustus, aga ütleme, teaduslik seletus on, et musta augu sees on meeletult suur rõhk. Ma ei oska seda ette kujutada, keegi vist väga ei oska, aga see rõhk purustab need ained ja kõik asjad nii tugevaks, et seal ei olegi mitte midagi enam, seal on pisikesed osakesed ja kui sind huvitab see teema rohkem, siis vaata, mis asi on CERN, C-tähega, CERN, mis uurib siis osakeste kiirendeid ja palju jõudu ja palju uudishimu. Planeetide erinevus. Üheks suurimaks erinevuseks on temperatuur. Üldiselt on tähed võrreldes planeetidega uskumatult kuumad. Ilma tähtedeta pole universumis valgust. Tähed on justkui hiiglaslikud keevad katlad, kus kõrge temperatuuri ja rõhu tingimustes moodustub vesinikust ja heeliumist kõik see, mis meid ümbritseb. Selle käigus vabaneb suur hulk energiat. Kui täht lõpuks plahvatab või paiskab oma aine kosmosesse, siis see annab võimaluse uute tähtede ja planeetide sündimiseks. Seega võime öelda, et ilma nende esimeste tähtedeta ei oleks planeete, ei oleks uuemaid tähti ega isegi elu. Tähed võivad olla väiksemad kui meie koduplaneet Maa, kuid planeedid üksi ei muutu nii massiivseks kui tähed. Kui me paneksime teadaolevalt suurima tähe näiteks Päikese asemele, siis see neelaks isegi kauge Jupiteri. Mida väiksem on täht, seda tihedam ja massiivsem ta on. Näiteks võib paarikümne kilomeetri läbimõõduga täht olla sama massiga kui mõni meie Päike. On ainus planeet terves Linnutee galaktikas, kus on elu. Tegelikult ei saa ma seda kindlalt väita. Linnutee galaktikas peitub palju saladusi, eriti seoses võimaliku eluga planeetidel. Kas sellised planeedid, mis seal on, võivad elu kanda, ei saa me hetkel kindlalt öelda. Oleme aga avastanud ümber teiste tähtede 5539 planeeti, mille seas on erinevaid tüüpe, nii pinnaga kui gaasilisi, kuid potentsiaalseid kandidaate võib olla isegi 10 000 ringis. Elu olemasolu nendel planeetidel jääb meile hetkel saladuseks, kuid teleskoobid aitavad meil koguda olulist infot, nagu koostis, temperatuur ja muud põnevad. Paraku ei saa me koha peale minna ja uurida ning teha pilte, mis näitaksid, kas seal võivad ka päriselt elusolendid olla. Oma päikesesüsteemis on meil rohkem võimalusi uurida elu olemasolu. Planeedid ja nende kuud on meile suhteliselt lähedal, võrreldes kaugete tähtede ümber olevate planeetidega. Täna saame pildistada, võtta proove ja loodetavasti tulevikus minna koha peale uurima, näiteks Marssi. Linnutee galaktikas, kus me elame, on aga uskumatult palju tähti, arvuliselt kuni 400 miljardit. Mõelgem sellele nagu vanniteele liivale, kus on umbes 100 miljardit liivatera. Seal võib olla paarkümmend miljardit tähte, mis on sarnased meie Päikesega. Tähtede eluiga varieerub, kuid Päikese sarnastel tähtedel on umbes 10 miljardit aastat eluiga. On ka punaseid kääbustähti, mille eluiga võib olla 100 miljoneid aastaid. Tähe eluiga on see, mis määrab oluliselt eluvõimaluse. Teised tegurid nagu planeedi kaugus, selle koostis, magnetväli, atmosfäär ja palju muud mängivad samuti olulist rolli. Kuidas täpselt elu maa peal tekkis, on aga endiselt uurimisel ja teadlased püüavad mõista, millised tingimused elusünniks on vajalikud. Kosmoses, kus pole gravitatsiooni või maal, kus on gravitatsioon? See on lihtne vastus, loomulikult meie koduplaneedil Maal. Gravitatsioon hoiab kõik asjad kindlalt maa peal. Inimene on siin arenenud
ja kohanenud end just siinse keskkonnaga. Kosmosejaamades on aastakümneid testitud inimese vastupidavust. Erilist tähelepanu on pööratud vaba langemisele ümber maa, mis tekitab tunde, nagu oleks kaaluta olekus. Tavaliselt kestavad astronautide missioonid 3–6 kuud, kuid on olnud ka üle aasta kestvaid. Pikaajaline viibimine kosmoses toob kaasa mitmeid füsioloogilisi väljakutseid, nagu luu- ja lihasmassi vähenemine. Kaaluta oleku tõttu suureneb keha ülaosas olevate vedelike hulk, mis avaldab survet silmanärvile, mõjutades silmamuna kuju. Astronaute ohustab ka kosmiline kiirgus, millest meie Maal oleme kaitstud tänu planeedi magnetväljale ja atmosfäärile. Lisaks tekivad pikaajalise kosmose viibimise tagajärjel ka vaimsed probleemid, sealhulgas elamine kitsas ruumis, eemalolek lähedastest ning uneprobleemid. Kokkuvõttes, kui astronaudid naasevad Maale, taastuvad need mõjud üldiselt. Kodu on ikka kõige parem koht, kus tunda end mugavalt ja kus keha saab kohaneda tavalise gravitatsiooniga. Lisaks tasub mainida, et elu kosmoses on äärmiselt kulukas